No tšau, mina olen Laura Prits ja mis siin muud, kui paneme hääled sisse Noormeister 2019 kutsehariduse võistlusele. Sellel kevadel võtsime eesmärgiks leida kogu Eesti pealt üles 9 eriala, 9 kõige kuldsemate kätega noort, et pärjata nad ihaldatud Noormeister tiitliga. Kas ja kes läheb esindama Eestit rahvusvahelisele kutsehariduse meistrivõistlusele Euroskills, selgub meie saate viimases osas. Muide, tänane saade tuleb eriti cool, saab naltsi, tšouki, pulli, särki, värki. Ja muide, üks mees lubas isegi ühe nalja teha. Laura, kas sa unustasid, mis on meie tänane eriala? No, kuule, ma mõtlesin, et ma rebin ka veits kildu. Need jah, värki, you know. Ühesõnaga, hakkame saatega pihta. Kas te olete valmis? Jaa! Täna rallivad võistluses Kusti, Frederik, Gert, Daniel, Markus ja Rauno. Täna selgub Eesti parim sõiduautotehnik. Tähelepanu, valmis olla jolle! Poisid, seda tean isegi mina, et võistlusel remonditakse autot ikka ühekaupa. Esimesena alustab võistlemist Kusti Laats. Ta õpib Valgamaa kutseõppekeskuses ja on pühendunud autode hingeelu parandamisele. Laura, mis see ülesanne muidu üldse on? Tundub nagu autorataste loksutamine? Esimene ülesanne on tõsta auto üles ja otsida vigu. Ja siis lasta auto olla tagasi. Lihtne. Aga Laura, miks sa ei võistle siis? Pane kinni see võistlus, tee ära. See on ju nii lihtne. No ma osaleks ja võistleks küll, aga lihtsalt ei olnud seda õiget värvi autot. Kuule, aga kes meil üldse täna kohtunikud on? Tänased kohtunikud on Pärnumaa kutsehariduskeskuse esindaja Mario Susi, Silberauto esindaja Märt Leesment ja sõiduautotehniku eriala edukas vilistlane Hardo Piiri. Esimest ülesannet hindab Märt Leesment. Esimesel ülesande täitmisel hindame teadmisi, tähelepanelikkust ja efektiivsust. Kusti on vahepeal leidnud üles mõned vead. Rehv on valepidi ja valel kõrgusel. Hea töö, aga vihjan, et vigu on veel. Tšau, kuule, mul on selline küsimus. Ütle, kuidas need ventiilikorgid siin, kuidas need vastu peavad? On nende hästi või? Päris ilusad ikka siin. Päris ilusad, jah? Aga mis sa nüüd hakkadki... Võtan ratta maha. Võtad ratta maha ja siis... siis... vaatan siin ketted ja pidureid ja asju. Aha, okei, väga hinge. Ja selle võtsid ära, jah? Ei võtnud. Tuu ei puutunud asjasse. Nüüd läheb siin toimetamiseks, jah? Et kontrollin kõik asjad üle siin. Et ketted vaatan üle ja mõõdan üle. Kas miinimum selle nõudeni välja. Ja klotsid, jah. See on päris nunnu, kuidas Laura asjalik proovib olla, aga ise ei saa muffigi aru. Kõikidele neidudele siit üleskutse. Järgmisel noormeistril tahaks ka teid võistlemas näha. Täna pole mitte ühtegi võistlejannat. Aeg on läbi. 3, 2, 1, nüüd!
Esimeses ülesandes, kus pidin auto veermikku kontrollima, läks hästi see, et ma leidsin kohe vea üles, et parem esimene rehv oli valepidi ja kõrgus oli vale. Esiotsas oli rooli otsa lõtk sees. Võistlejal leidis 8 veast 4 viga. Tavasituatsioonis oleks ma kõik vead üles leidnud, siis on mul tuttav töökeskkond ja rohkem aega. Poiss oli tubli, aga tal on natukene õppida. Minust peaks saama noor meister, sest mulle meeldib seda amet. Väga meeldib seda õppida. Õppimisest rääkides vaatame, kus koolis me praegu üldse asume. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas ja laialdane erialade valik. Kooli tunnuslause on kutse heast koolist. Lahe ju! Teisena asub võistlema Markus Trave, Kuressaare ametikooli 2. kursuse õpilane. Tubli! Markus kontrollib kõigepealt, kas auto on korrektselt kinnitatud ja tõstab siis auto üles. Markus on kõigest 17-aastane. Mida sa kontrollid siin praegu? Momendil kontrollin stabilisaatorit. Aha, ja kuidas sa nagu seda viga siin tuvastad? Käte järgi. Aha, ja kui näiteks autoga sõita on ju ja on selline viga, et kuidas see nagu... Ta kolksub. Siit näiteks on stabilisaatori otsaliigend on lahti, et selle vea võib ära märkida. Nii. Ja siis autoga sõites hakkabki siukene mingi veider äär tuleb, jah? Kolks. Selline kolks. Okei, siis on teada. Võib veel ära märkida, et esimene vasak välimine veooli kummikott on niiske. Võtan alt ära tagumise ratta, et kontrollida pidurikette paksust. 9 millimeetrit täpselt. Mis te siin praegu mõõdate? Kas võib edasi sõita või või? Kas võib edasi sõita või ei? Ja kuidas see mõõtmine käib siis siuke? See vastavate ristadega. Need võtted on omasatud. Selge. Ja mis sellise vahendi nimi on, millega praegu siin see mõõtmine käib? Nihikaliiber. Mis asi? Nihikaliiber. Nihikaliiber. No selge. Momendil otsiks üles, et palju sellel autol peavad olema rehvirõhud. Rehvirõhud? Aga see siis on siin kirjas või? See on kirjas. Seda saab internetist vaadata? No autodata keskkonnast jah, et see ikkagi on natuke teine kui tavaline neti kasutamine. No võt, mina sellist lehekülge varem pole kasutanud, aga nüüd ma jätan meelde autodata ja... See on ette nähtud on 2,5 barri, momendil on siin sees paremal 2,2. Et peaks 0,3 barri juurde lisama. Aga on 1,8, juurde panema. Siin 1,5 ja siin 2,2. Kõigil on vaja natukene panna juurde. 3, 2, 1 ja aeg! Minu jaoks on oluline see võistlus võita, sest see tõestab mulle endale, et ma olen heal tasemel sõiduautotehnik. Teine võistleja, Markus Kuressaarest. Mul on kerge närv sees. Pikka juhtu ei saa rääkida, võiks kiita juhendajat, võiks kiita kooli. Poiss, väga tubli. Ma ei tea, mis toovad järgmised 4 tükki, aga praegu on ta väga tugevalt liider. Minu suurim eesmärk sellel erialal oleks kindlasti rajada oma ettevõtte ja töökoda ja pakkuda klientidele head teenust. Ja võistlema asub Gert Malmiste Tartu Kutsehariduskeskusest. Gert, näita meile, mida sa suudad. Wow! Gert on tõeliselt hoos ja juba on ta avastanud ka esimesed vead. Rooli otsa tolmukaitsekummi splint, see on siit lahti. Veovõlli
otsa siis tolmukatekumm on õline, indikeerib probleemi. Otsin vigu, lõtkusid, täiesti läbiolevaid detaile või siis vigu, mida keegi kinnitamisel teinud on, näiteks on jätnud mutri lahti, kinni keeramata, mingisuguseid defekte, mis minu arust siin küljes olla ei tohiks. Minu hobideks ongi selline tehnikaalane nokitsemine ja elektritööd ja arvan, et autotehniku eriala on väga hea võimalus seda rakendada. Otsin niisuguseid vigu, näiteks nagu tuvastasin, et rooli otsa porikattekummi siis nii-öelda splint või siis tihendav rõngas oli lahti. Lasen nüüd auto natukene allapoole. Püüan loksutada, et tuvastada, kas mingisugustes sarniirühendustes või kuskil mujal on lõtku sees. Rooli ots on lahti. Kinni keeramata. Tubli, leidsidki üles, aga tempo, kohe on aeg läbi. Tagumine amort, õli läbi. Väga tubli, aga nüüd on su aeg läbi. Need vead, mis sa siin praegu leidsid, ütle täiesti ausalt, kas mõnda neist oleks saanud teibiga parandada? Teipi väga... Siin valikut on selles mõttes, et on peenemat teipi ja suuremat ja minu isiklik lemmik on see peenik, see on lahedat värvi ja... Las ma mõtlen. Ei. Auts, Laura. Hea katse. Ei. Tore räägi natukene aja, et samas ei leidnud ta kõiki vigu üles, aga kogemust ei õpita, kogemust tuleb ajaga. Mind ajas kõige rohkem närvi võib-olla see, et keskkond oli tavapärasest teistsugune. Pinge oli peal mõnes mõttes. Ma ei saanud endamisi teha, mind vaadati, hinnati ja sellest tingituna võib-olla tegin mõne hooletusvea, mida ma tavapäraselt ei teeks. Ma tahan võita seda võistlust sellepärast, et saada võimalus võistelda ka Euroskillsi võistlustel. Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis elavad koos ja leiavad jõukohase õppimisvõimaluse kõik, sõltumata vanusest, eelnevast haridusest, õppimisvõimest või sotsiaalsest taustast. Lausa lust! Ja võistlema asub Frederik. Näita meile, mis puust sa oled. Ratast loksutan. See on mingi lõtk sees. Aga ma ei näe, kus. Rooli ots. Sisemine rooli ots. Mõndi pole võtta. See kont konkreetselt läbi. Väga. See pool samamoodi. Kuule, ma tean, mis autol viga on. Üks rehv on puudu. Milline? See sama, mis siin maas on. Ei. Ei ole puudu, jah? Ei ole. Saab Okei. olla tagasi. No ma lähen nuputan siis veidi veel. Tubli, Frederik, ära lase end lollidest naljadest mõjutada. Kiirelt vaata üle, mis sellel autol veel võib viga olla. Sa näid üsna segaduses olevat. Frederik! Aeg! Seekord läks siis nii. Minu tänaseks miinusteks oli see, et ma olin natuke närvis. Eesti keskmine. Leidis pooled vead, pooled jäid leidmata. Leidis vea, mida ma ei tea selle auto küljes olevat. Vaja kontrollida. Kas tõesti, Frederik? Või ajasid sa veidi kelbast ja lootsid lisapunkte saada? Mõned asjad peavadki auto küljes liikuma, aga nad ei tohi loksuda, nii et arvatakse, et liikumine on juba viga. Ja auto alla suundub Rauno! Rauno on nagu mees Matrixist. Laheduse punkte meil siin ei jagata, kahjuks, nii et otsi vigu. Aga kuna saateaeg on meil piiratud, siis vaatame Rauno tegemisi kiirendusega.
tea, kas võistluspinge tappis tähelepanu või on potentsiaaliga rallisõitja, kes arvab, et pidurid on kiiruse surm, pidurite kontroll ununes. Aga ta sai ise sellest aru, ta arvas, et tema esitus oli kehva. Ma nii ütleks, et seda, mida ta tegi, teadis ta täpselt, mida teha. Veerimiku ülesandes ei läinud just kõige paremini, et pärast juba kuulsin, et mis nagu need vead olid seal ja siis endal juba tuli mõte, et kurat, see asi kontrollimata. Pinge oli ka ikkagi peal ja siis aega oli vähe ja kiirustades jäid nagu palju kahe silma vahele. Viimane võistleja Daniel Gold. Kas Daniel on täna oma perekonnanime Gold vääriline? Kas siit võib tõesti tulla võit? Vaatame! Daniel, oma Instagrami saad sa vaadata ka peale võistlust. #noormeister. Siin on plokk sees kuskil. Kas laagris või siis midagi on lahti. Õige! Pane nüüd edasi! Välimise veovõli otsa porikumm on purunenud ja sealt lekib määret. Olen sipakene närvis, kuna uus situatsioon minu jaoks ja pole varem sellises olukorras olnud. Selle eriala, ma arvan, et raskuseks on see, et kuna tehnoloogia ja tehnika iseenesest ka pidevalt areneb, siis pead kogu aeg midagi juurde õppima, kuna aina rohkem tuleb elektroonikat ja kõike sellist muud mängu. Sul lekib siin, ma tõin teipi. See ei aita. Kahjuks õnneks sellest ei ole kasu. Teibiga ei saagi korda teha, jah? Ei saa, jah. Seda mitte. Ja mis sa siin praegu vaatad, mis sa otsid? Õtsapuksid ja sarniirid vaatasin. Mis asjad? Õtsapuksid. Õtsapuksid. Need asuvad siis siin üleval, jah? Üks on siin all ja teine on siin all. Õtsovapuksi, õtsovapuksi. Pidurikettel on sooned sees. Ahah, sooned sees. Neid ei tohiks seal olla, jah? Noh, jah, üldiselt mitte. Nii, ja mis sa veel näed? Keermetes tundub veits metallipuru olevat, neil võivad olla veidikene kahjustada saanud. Kelmet? Keermetes. Kattepoodi keermetes. Keelmed, selge. Ma vaatasin ise ka enne jäi nagu selline. Keelmed on sellised. Täitsa sul. Ja mis seal veel? Aitäh, Laura, aga laseme nüüd hoopis kohtunikul rääkida. Daniel, aeg! Ilmselgelt ei tulnud ta mütsiga lööma. Nutikas, põhjalik, leidis vigu, aga nagu enamus noored ja vähese kogemusega palju vigu jäi veel leidmata. Õpib, harjutab, küll ta leiab. Esimene ülesanne läks mul veidikene luhta sellega, et ma jäin sinna selle parema tagumise ratta juurde stoppama pikemaks ajaks. Muidu oleks saanud paremini, aga ma iseenesest jäin tegelikult isegi rahule. Aeg on teha kokkuvõte. Nendest poistest võtaksin tööle Kuressaare poisi ja ma arvan ka Kehtna poisi. Favoriidid pärast esimest võistlust on Markus, Gert ja Daniel. Esimene võistlus oli väsitav. Laseme võistlejad hetkeks pissile ja vaatame, kus õpib meie viimane võistleja Daniel Gold. Kehtna kutsehariduskeskus tagab kvaliteetse kutseõppe taseme ümber- ja täiendusõppijaile. Kool on kaasaegne ja pidevas arengus. Mis siis muud, kui mine õppima! Viimane võistlus on aja peale, kuid loomulikult niipidi, et kes on kõige kiirem, see on ka kõige parem. Aga ülesanne peab olema ka õigesti tehtud. Mängus on elekter, mis nõuab erilisi oskusi ja ka tähelepanu. Teie ülesanne on aja peale ja korrektselt ära ühendada kärupistiku juhtmed, kellest saab sõiduautotehniku eriala noormeister 2019. Algab teine ehk otsustav võistlus. Võistleja, tähelepanu, valmis olla ja... Jälle elekter on õhus me vahel.
Enter! Nii, tegelikult tahtsin öelda, et kelle tuled esimesena korrektselt põlema lähevad, on võitja. Tähelepanu, valmis olla ja start! Ja võistlus algab. Kruvikeerajad kätte ja ruttu kruvima. Miks on vaja need lahti kruvida, pole praegu üldse oluline. Palju olulisem on see, kes suudab teha seda kiiremini ja kes on esimene. Juhtmed juba ootavad. Milline juhe kuhu läheb? Keegi ei oska seda praegu ennustada, aga kes... Huvitav, kui ma selle siit välja tõmban, kas ta jääb vait? Ma proovin järgi. Markus, ai kui põnev, ai kui ping. Nice! Teise ülesande puhul tuleb valmistada siis auto järelhaagise juhtmestik, ühendada ära tuled ja järelhaagise pistik. Ei tohiks olla midagi keerulist, igati tavapärane tegevus, kuigi võib nõuda veidi meistrioskuseid ja keskendumist ja teadmisi elektris. Ja komistuskiviks võivad saada need, et juhtmed ei pruugi olla ühendatud õieti. Ja ta ei väsi proovimast, see uskumatu tahtejõuga neiu. Vaadates teda juhtmete kallal nokitsemas tegi paratamatult silme ette üks kummaline vaatepilt. Elektri ja tema soengu tekkimise seosest. Kas see võis tõesti nii olla? Laura! Aneks tõmbasin. Mul läks algul juhtmed sassi vale pidi. See on pidin uuesti lahti võtma ja kokku panema. See ülesanne ei ole hetkel väga raske minu jaoks siiani olnud, kuna ma olen paikselt rahulikult kõigega hakkama saanud. Praegu tunnen, et aeg pressib tagant, võiks juba punast nuppu vajutama minna, aga veel ei ole asi nii palju koos. Natukene veel. Tule. Nupuke ootab sind. Tule, jooksuga, kiire sammuga. No nii, tehtud. Kuidas sul tunne on? Tehtud küll, loodan, et on tehtud, et ei pea tagasi minema, aga eks kohe ole seda ka näha. Just nii, sa oled küll esimene, aga vaatame, mis kohtunikud arvavad. Kohtunikud, kuidas seal tundub? Vaatame kohe. No nii, juhtmed läksid. Ardo, on pinkeline, jah. Ahah, näete, parem põleb, kabariit põleb, vasak põleb, kabariit põleb. Pidurid on peaaegu. Siin on läinud kabariidiks, siin on pidur. Ja siin on näha, et siin põleb eredamalt, siin põleb natuke tuhmimalt. Pead minema tagasi ja asja ära parandama. Hoiame pöialt, et keegi nüüd enne sind korrektse tööga ei lõpeta. Ja tuleb uuesti. No nii, katse 2. No nii, kuidas nüüd tunne on? Nüüd on veel parem. Nüüd on veel parem tunne. No nii, aga vaatame, mida ütlevad kohtunikud. Tuled lähevad siin ühendamisele. Nii, mõlemad põlevad eredalt. Parem kabariit, vasak kabariit. Olemas. Olemas, nagu juht. Hurraa, ta on numberit. Palju õnne. Gert on teise võistluse võitja ja riburada pidi tulevad siit ka järgmised. Et see alguses, kui võib-olla närvi veel ei olnud, siin ühendasid ilusti ära, lõpus juba läksid närvi, sest aega oli juba päris palju läinud ja ühendasid siin valesti, siis tekkisidki sellest vead sisse. Et põhiviga, mis oligi see, et lihtsalt läksid vahetusse kabariittuled ja pidurituled. Et kabariittuled hõõguvad vaiksemalt ja pidurituled hõõguvad siis eredamalt. Pärast teist vooru on võistlus siiski väga tasavägine, punkti vahe on hästi väike, nii et me veel täpselt ei tea, kes võidab, kes kaotab. Kohtunikud, liitke oma punktid kokku. Muide, see kõige noorem kohtunik on Hardo Piiri, sõiduautotehniku eriala edukas vilistlane, kunagine noor meistri võitja ja nüüd väärt autotehnik Catwisis. Ma ei tea ühtegi teist eriala kui sõiduautotehnik, mis oleks nii põnev. No, nüüd kui võistlused on läbi, tunnen, et kõik nagu läks hästi ja omast arust tuleb tulemusi oodata. Ma tahaks seda võistlust võita.
mul läks väga hästi. Arvatavasti ma saan ikka esimese koha. seda, kas ma võidan, on hetkel raske öelda, et punktisummat ma ei tea. Ise millegipärast arvan, et ei. Viiepallisüsteemis paneks endale hindeks 4, sest et oleks saanud paremini, aga ei tulnud just kõige halvemini. Võistlejad on oma töö teinud. Kohtunikud on samuti oma töö teinud. Aga nüüd on jäänud veel üks asi ja teie teate, mis asi see on. Pinge on väga suur. Oi, kas tunnete? Jaa. Noormeister 2019 sõiduautoteeniku erialal on Marko Strave! Tule siia! Otsige meid üles Instagramist, Facebookist, YouTube'ist ja näeme juba nädala pärast. Tšau! Ma olen praegu väga õnnelik, et võitsin noormeistri tiitli sõiduautoteenikud erialal. Mina arvan, et võidud ei järjepidevus. Tahan minna Euroskillsile. Mina olengi noormeister 2019. Järgmine nädal astuvad võistlustulle elektrikud.